tere taas vaatama meie Autoneti proovisõitu. Täna on meil midagi eriti vinget. Citroeni uus DS5. DS-klass on Citroenil loodud nagu oma tavaliste mudelite kõrvale selline premium segment. DS tähendabki kas distinctive series, siis eristuv seeria või different soul. Siin me näeme mingit erilist hingamist. Vahepeal mulle tundus Citroeni mudeleid vaadates, et Hyundai, kes teeb ju sellist revolutsiooni disainis praegu, näppab ära kõik Citroeni paremad disaini elemendid, mis ideeautode peal näha. Nüüd aga tuli välja DS5 ja siin on kõik need vaimustavad elemendid olemas ja mis mulle väga meeldib, on kordused. Siin need LED-päevasõidutulede punktiiravad korduvad siin õhuvõtuavas ja siit läheb täiesti õhk läbi. Siit paistab valgus läbi täpselt samamoodi nagu LED-tuled. Siis see kroomliist, kordused siin, seal. Edasi me liigume, nähes seda tõusu siit kroomina. See kordub disaini elemendina siin. See mõhn siin tagaukses kordub meil siin katusejoones ja samasugune orvakene on ka tagatuledes. Väljas tundus see auto väga kaunis, väga kauni disainiga. Oli selline tunne, et jäädki teda imetlema, et siia salongi sisse ei jõua. Siin salongis kõik see kordub, jätkub. Tõeliselt kaunis disain. Taas see korduselementide jada. Vaatad armatuurlauda. Kui auto seisab, siis on ta pime, üks tühi osuti ripub seal, käivitad auto, läheb osuti tööle, sinna ilmuvad siis digitaalsed numbrid, näidud. Need kaks külge, need küljesektorid on täpselt nagu õhuvõtuavade kordused. Roolis näeme neid metallist kaunistusi, need meenutavad eestvaates õhuvõtuavasid või siis ka neid põnevaid seestühje peatugesid. Paneme ta siis käima, start-stop nupust. Siin on meil selline kummaline automaatkast, sellise pisikese valitsaga ja parking asendit ei olegi, on neutraalne, automaatne, manuaalne, labad on siin taga. Aga automaatkast paneme ta käima ja kui me hakkame liikuma, siis on küll kummaline tunne. Jah, me võtame jalapiduri pealt ära, auto ise ei lähe mitte kuhugi, anname gaasi, hakkab minema ja käiguvahetus on väga kummaline. Käiguvahetus käib tohutute jõnksudega. Ei mäletagi sellist automaatkasti, aga see disain siin on tõepoolest nauditav. See on nüüd siis kõige madalam varustustase šik, aga so šiki puhul on siin keskkonsooli peegeldus nagu laes. Siin on sellised klaasist sektorid laes. Selline tunne, nagu see oleks mingi kosmoselaeva kapten. Kogu see sisustus ongi mõeldud nagu sellise reaktiivlennuki kokpiti koopiana. Selline on siis Citroeni premium segmendi DS uus mudel number 5. Ilus auto nendele, kes hoiavad traditsioone aus, nii nagu prantslasedki. Mäletame ju seda revolutsioonilist DS-i, mis tuli 1955. aastal. Legend elab edasi. Liigelge ikka turvaliselt ja kohtume järgmises saates.